Selge, kas sain õigesti ja on 9. Siis on kohe ja koos Arnoga oleks 9, aga meil on 8. 2, 4, 1, 2. Minuga, minu arust on. Ei, sorry, 8. 8 poolthäält. Päevakorra vastu. Kõik on hääletanud. Erapooletuid ei ole. Asume päevakorra juurde. Päevakorra punkt siis Sakussaare külas Orumäe kinnistu detailplaneeringu algatamine. Ja ettekandeks saab sõna vallasekretär Kristi Tomingas. Palun, Kristi. Ja vabandan, et oleme nüüd siis ühte volikogu otsusesse vea sisse lasknud valitsuse poolt. Ja täna me selleks siin ka oleme, et siis see viga parandada. 17. märtsi volikogu istungil võeti siis vastu otsus number 24 ja sisuks oli siis Sakussaare külas Orumäe kinnistu detailplaneeringu algatamine. Õnnetul kombel oli seal 2 kohas, nii preambulas kui resolutiivosas otsuses siis komaviga, ehk siis õige pindala pidi olema 30,4, otsuses oli 3,04. Kuna see ei ole meie hinnangul viga, mida saab haldusmenetluse seadusest tulenevalt väga lihtsalt parandada, siis valmistasime ette eelnõu, kus siis kõik muu jääb samaks. Otsuse eelnõu sisu muus kohas ei ava, kui ainult selle 2 peaosas, ehk siis nüüd on preambulas ja resolutiivosas parandus sisse viidud, ehk siis õige on 30,4 hektarit ja ühtlasi on siis ettepanek tunnistada 7. märtsi 2026 otsus number 24 kehtetuks olemas. Et meie poolt kõik. Aitäh, Kristi. Kas Kristile on küsimusi antud päevakorrapunkti osas? Ei ole. Majanduskomisjon kujundas siis oma seisukoha sel korral e-kirja teel. Ma palun komisjoni esimees härra Margus Risti, milline oli komisjoni seisukoht? Margus, sul ei ole ka, vabandust, mikrofon sees. Endiselt ei kuule sind. Kas nüüd on kuulda, palun? Jaa, Margus, nüüd me kuuleme. Ja, vabandust. Palun esita oma seisukoht. Paistab, et on iga tehniline poolegi. Ja majanduskomisjon nõustus esitatud eelnõuga ja teeb volikogule ettepaneku Sakussaare külas Orumäe kinnistu detailplaneeringu uuesti algatada. Aitäh. Aitäh. Viime läbi hääletamise. Kes on selle poolt, et algatada siis uuesti Sakussaare külas Orumäe kinnistu detailplaneering? Palun käega märku anda. Seitse poolthäält. Õigus. Ta näitab, ja Viimsis on 4. Ja sina oled 5. Margus näitab käega. Seitse poolthäält. 7 poolthäält. Kes on antud küsimuses vastu? Erapooletu? Kas Leo Bergströmil on 2 segan korra vahele, mul läks kaamera lolliks, ma ei saa sisse ka välja, nii et minu milline on Leo sinu seisukoht? Aga seisukoht on selline, et ma ei hääleta, ma ei saa hääletada isikliks, ma ei saa pilti ette praegu.
ja ma oleksin muidu vastu. aga meil on pilt ees, meie näeme sind. Mina ei näe, mul on L-tähte. Aga kommentaariks võiks nii palju lisada, ma ei saanud enne Kristile vastata, kuna mul läks siin mingid seaded sassi. Äkki mõtleks selle serveri pargi koha pealt, et see peaks olema ikkagi tööstuspargi juures. Näiteks Aljalas on tööstuspark olemas, et seda Aljala saaks selle soojusenergia endale, see oleks topeltkasu. Aitäh, Leo. Nii et hääletamisel me sinu häält ei loe. Jah. Ja aitäh. Seega hääletamine on läbi viidud ning Sakussaare külas Orumäe kinnistu detailplaneering, selle algatamine on leidnud poolehoiu. Nii, aitäh teile. Ja infoks järgmise korralise volikogu istungi toimumise koha pealt, siis see leiab aset teisipäeval 21. aprillil kell 16:00 Võsu rannaklubis. Sellega on tänane volikogu istung lõppenud. Kena päeva. Tervist.